1990. aasta detsembris, kui Rootsi politsei läbis Heinrich Marki Stockholmi korteri, leidsid nad midagi, mida ei oleks pidanud kunagi olema. 3 punast nahkkaanega kausta, mille kaanel oli kuldne Eesti vapp ja sõnad riigisaladus. Ainult peaministri isiklikuks kasutamiseks. Nende kaustade sees olid dokumendid, mis olid viimati avatud 1940. aasta juunis, vaid mõned tunnid enne Nõukogude okupatsiooni algust. Seal olid riigikassa koodid, diplomaatiliste missioonide täielikud nimekirjad, salajased kokkulepped välisriikidega ja midagi veel enam šokeerivat, täpne plaan, kuidas taastada Eesti riik, kui okupatsioon lõpeb. Aga kõige salapärasem oli see, et 3 lehekülge nendest dokumentidest olid kadunud. Keegi oli need välja rebinud hoolikalt, ilma jälgi jätmata. Kes need võttis? Ja mis veel olulisem, mida need leheküljed täpselt sisaldasid, et keegi pidas vajalikuks need hävitada isegi 50 aastat hiljem. See lugu algab palju varem, kui üks mees sai endale missiooni, mis kestis pool sajandit. Heinrich Mark ei olnud lihtsalt poliitik paguluses. Ta oli midagi palju enamat, ta oli riigi hoidja, mehe, kes pidas kinni võtmetest, mis avaksid ukse tagasi vabaduse juurde. Aga see missioon nõudis temalt hinda, mida keegi meist ei suudaks ette kujutada. 50 aastat ootamist. 50 aastat, mil ta pidi iga päev ärkama teadmisega, et tema kodumaa on okupeeritud, tema rahvas kannatab ja ta ei saa midagi teha, peale selle, et oodata ja hoida. Hoida dokumente. Hoida mälestusi. Hoida lootust. Aga mis juhtus nende 50 aastaga? Mis muutis noort, energilist peaministrit, kes põgenes Rootsi, vanameheks, kes 1992. aasta suvel astus Tallinna lennujaama treppidelt alla, käes must portfell, milles olid needsamad punased kaustad? Ja miks ta ei rääkinud kunagi avalikult sellest, mida ta tegi nende aastate jooksul varjus? Vaatame seda musta portfelli lähemalt. See ei olnud tavaline diplomaatiline kohver. See oli valmistatud Tallinnas 1939. aastal, spetsiaalselt Eesti peaministri jaoks. Nahk oli paks, kvaliteetne ja selle sees oli peidetud topeltpõhi, salajane ruum dokumentidele, mida ei tohtinud leida isegi läbiotsimisel. Heinrich Mark kandis seda portfelli iga päev 50 aastat. Tema naine meenutab, et ta magas sellega kõrval, hoidis seda alati käeulatuses ja kui keegi küsis, miks ta seda nii hoolikalt hoiab, vastas ta ainult, see ei ole minu oma. See kuulub Eestile. Aga mis oli selles portfellis peale nende punaste kaustade? Endised Rootsi luureohvitserid, kes töötasid külma sõja ajal, räägivad esimest korda, et nad said korralduse jälgida Heinrich Marki korterit. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud ohtlik, vaid sellepärast, et keegi teine ka teda jälgis. KGB-agendid Stockholmis üritasid korduvalt murda tema korterisse. Miks? Mida nad otsisid? Ja kas nad kunagi leidsid seda, mida otsisid? Aga enne kui me jõuame selle loo südamesse, peame mõistma, kes oli Heinrich Mark enne seda kõike. 1933. aastal, kui ta sündis väikeses Eesti külas, ei osanud keegi ette kujutada, et see poiss kannab ühel päeval kogu riigi saatust oma õlgadel. Ta kasvas üles talupojaperkonnas, kus iga sent loeti, kus luksus tähendas värskelt küpsetatud leiba laupäeva õhtul ja uusi saapaid jõuludeks. Tema isa teenis kuus 30 krooni, töötades kohalikus mõisas. Sellega pidi ta toitma 6 last. Võrrelge seda sellega, mida Heinrich Mark nägi hiljem, kui ta sai peaministriks, riigipead, kes kulutasid ühe õhtusöögi peale rohkem, kui tema isa teenis aastas. Aga see kontrast õpetas talle midagi olulist, väärtust. Mitte raha väärtust, vaid kohustuse väärtust. Kui 1940. aastal Nõukogude väed tungisid Eestisse, oli Heinrich Mark alles 13-aastane poiss. Ta mäletab seda päeva täpselt, kuidas tema isa istus laua taga, pea käte vahel, ja ütles, nüüd on kõik läbi. Aga noor Heinrich küsis, mis on läbi? Ja isa vastas, meie riik. Meie vabadus. Kõik, mille nimel me võitlesime. See hetk jäi Heinrich Marki mällu kogu eluks. See oli hetk, mil ta otsustas, et kui ta saab suureks, teeb ta kõik, et see läbi ei oleks igavene. Aga kuidas jõudis talupoja poeg peaministri toolile? See tee ei olnud lihtne ega kiire. Pärast sõda, kui Eesti oli okupeeritud, põgenes Heinrich Marki pere Rootsi. Nad elasid pagulaslaagris, kus üks tuba oli jagatud 4 perega.
seal ei olnud privaatsust, ei olnud soojust talvel ja toit oli napp. Aga seal oli midagi muud, seal olid teised eestlased, kes ei tahtnud unustada. Nad kogunesid õhtuti, rääkisid eesti keeles, laulsid eesti laule ja planeerisid. Planeerisid, kuidas ühel päeval naasta. Heinrich Mark oli nende hulgas noorim, aga ta kuulas tähelepanelikult. Ta õppis, et vabadus ei ole midagi, mis antakse, see on midagi, mida hoitakse, kaitstakse ja mille eest võideldakse, isegi kui võitlus tähendab ainult ootamist ja lootmist. 1953. aastal, kui ta oli 20-aastane, astus ta esimest korda Eesti pagulasvalitsuse kontorisse Stockholmis. See oli väike, kitsas ruum 3. korrusel vanas majas. Seal oli üks laud, 2 tooli ja sein täis kaarte, Eesti kaarte, mis näitasid riiki, mida enam ei eksisteerinud ametlikult. Aga selles ruumis oli midagi, mida ei saa kaartidele märkida, seal oli usk. Usk, et ühel päeval need kaardid muutuvad taas reaalsuseks. Järgmised 30 aastat möödusid aeglaselt ja valulikult. Heinrich Mark tõusis järk-järgult pagulasvalitsuse hierarhias. Ta töötas diplomaadina, juristina, nõunikuna. Aga kogu selle aja jooksul oli tal üks mõte peas, kuidas hoida Eesti riiki elus, kui seda füüsiliselt enam ei eksisteeri. Vastus oli dokumentides. Iga leping, iga diplomaatiline noot, iga ametlik dokument, mis tõestas, et Eesti oli kunagi iseseisev riik, pidi olema hoitud, kaitstud ja säilitatud. Sest need dokumendid olid tõend. Tõend, et okupatsioon oli ebaseaduslik. Tõend, et Eesti ei olnud kunagi vabatahtlikult Nõukogude Liiduga ühinenud. Tõend, et ühel päeval, kui ajalugu pöördub, on meil õiguslik alus nõuda oma riiki tagasi. Aga nende dokumentide hoidmine ei olnud lihtne. KGB teadis nende olemasolust. Nad üritasid korduvalt neid hankida, läbi sissemurdmiste, läbi altkäemaksu, läbi ähvarduste. Mõned pagulasvalitsuse liikmed said ähvarduskirju. Mõned kadusid salapäraselt. Aga Heinrich Mark ei andnud alla. Ta lõi süsteemi, kus dokumendid olid peidetud mitmes kohas, kus ainult mõned usaldusväärsed inimesed teadsid nende asukohta ja kus iga dokument oli kopeeritud ja peidetud erinevatesse riikidesse. See oli tema eluülesanne, olla riigi arhivaar, hoidja, valvur. 1976. aastal juhtus midagi, mis muutis kõike. Heinrich Mark sai peaministriks paguluses. See ei olnud tavaline ametisse astumine. Seal ei olnud paraadi, ei olnud rahvahulka, ei olnud riiklikku vastuvõttu. Oli ainult väike tseremoonia Stockholmi Eesti majas, kus 30 inimest, kõik, mis oli jäänud pagulasvalitsusest, kogunes kokku. Seal, selles väikeses ruumis, andis eelmine peaminister Heinrich Markile üle 2 asja, ametliku pitsati ja võtme. Pitsat oli Eesti vapp, väike metallistempel, millega kinnitati kõik ametlikud dokumendid. Aga võti? Keegi ei tea täpselt, mida see võti avas. Mõned ütlevad, et see oli võti seifile, kus hoiti kõige salajasemaid dokumente. Teised ütlevad, et see oli sümboolne võti, mis esindas võimu ja vastutust. Aga Heinrich Mark ise ei rääkinud sellest kunagi. Ta pani võtme taskusse ja kandis seda iga päev järgmised 16 aastat. Miks ta ei rääkinud? Mida see võti tegelikult avas? Ja kas see võti on siiani olemas? Aga peaministriks olemine paguluses ei tähendanud võimu. See tähendas vastutust ilma ressurssideta. Heinrich Markil ei olnud eelarvet. Tal ei olnud ametnikke. Tal ei olnud isegi korralikku kontorit. Aga tal oli missioon. Ja see missioon oli lihtne, aga võimatu, hoida Eesti riiki elus, kuni vabadus tuleb. Aga kuidas hoida riiki elus, kui seda füüsiliselt ei eksisteeri? Heinrich Mark leidis viisi. Ta reisis. Ta kohtus diplomaatide, poliitikute, ajakirjanikega üle kogu maailma. Ta rääkis neile Eestist. Ta näitas neile dokumente. Ta tõestas neile, et Eesti okupatsioon oli ebaseaduslik. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas maailm kuulama. Aga see tuli hinnaga. Tema naine meenutab, et ta oli kodus ainult mõned nädalad aastas. Ülejäänud aja veetis ta lennukites, hotellides, võõraste inimeste kontorites. Ta unustas oma laste sünnipäevi. Ta ei olnud kohal, kui tema ema suri. Ta ohverdas kõik, oma pere, oma tervise, oma isikliku õnnelikkuse, selle missiooni nimel. Aga kas see oli seda väärt?
Kas ühe mehe ohverdus võis tõesti muuta ajalugu? 1980. aastatel hakkas midagi muutuma. Nõukogude Liit hakkas nõrgenema. Glasnost ja perestroika tõid kaasa uusi võimalusi. Eestis algas laulev revolutsioon. Aga Heinrich Mark Stockholmis jälgis seda kõike kaugelt, läbi uudiste, läbi kirjade, läbi salajaste sõnumite. Ta teadis, et tema hetk läheneb. Hetk, mil 50 aasta ootamine lõpuks tasub ära. Aga ta teadis ka, et see hetk tuleb ainult üks kord ja ta ei tohi seda rikkuda. Seetõttu hakkas ta valmistuma. Ta kontrollis dokumente. Ta kontrollis pitsat. Ta kontrollis seda musta portfelli. Kõik pidi olema täiuslik. Sest kui see hetk tuleb, peab ta olema valmis andma üle mitte ainult dokumente, vaid kogu riigi legitiimsuse, kogu ajaloolise järjepidevuse, kogu selle, mida ta oli hoidnud 50 aastat. Aga oli üks probleem. Üks dokument puudus. See oli üks neist 3 lehest, mis olid kadunud punastest kaustadest. Ja Heinrich Mark teadis, et ilma selle dokumendita ei ole üleandmine täielik. Aga kus see dokument oli? Kes selle võttis? Ja kas ta suudab selle leida enne, kui on liiga hilja? 1990. aasta augustis, kui Eesti kuulutas välja iseseisvuse taastamise, istus Heinrich Mark oma Stockholmi korteris ja nuttis. Esimest korda 50 aasta jooksul lasi ta pisaraid vabalt voolata. Tema naine ütleb, et ta ei öelnud midagi, lihtsalt istus seal, käed näol, ja nuttis. Aga need ei olnud kurbuse pisarad. Need olid kergenduse pisarad. Pisarad, mis tulid teadmisest, et tema missioon oli peaaegu täidetud. Peaaegu. Sest oli veel üks asi, mida ta pidi tegema. Ta pidi minema Eestisse. Ta pidi andma üle võimu. Ta pidi ütlema, siin on teie riik. Ma hoidsin seda teie jaoks. Nüüd on see taas teie oma. Aga see ei olnud lihtne. Ta oli 80-aastane mees. Ta oli haige. Arstid ütlesid, et pikk lend võib olla ohtlik. Aga Heinrich Mark ei kuulanud. Ta ütles, ma olen oodanud 50 aastat. Ma ei sure enne, kui ma olen selle teinud. 1992. aasta oktoobris astus Heinrich Mark Tallinna lennujaama treppidelt alla. Tema käes oli see must portfell. Tema südames oli 50 aasta koorem. Aga tema näol oli naeratus. Sest ta oli kodus. Esimest korda 50 aasta jooksul oli ta Eesti pinnal. Lennujaamas ootas teda Lennart Meri, Eesti president. Nad vaatasid teineteisele otsa, 2 meest, kes kandsid erinevaid, aga sarnaseid koormateid. Ja siis ilma sõnadeta ulatas Heinrich Mark Lennart Merile musta portfelli. Selles žestis oli kogu ajalugu. Kogu valu. Kogu lootus. Kogu see, mida ei saa sõnadega väljendada. Lennart Meri võttis portfelli vastu mõlema käega, nagu võtaks vastu püha reliikviat. Ja siis ütles Heinrich Mark ainult 4 sõna, okupatsioon on nüüd läbi. Need 4 sõna kõlasid kogu lennujaamas. Inimesed, kes seal olid, ütlevad, et nad ei unusta seda hetke kunagi. Sest need ei olnud lihtsalt sõnad. Need olid tõotuse täitmine. Tõotuse, mis oli antud 50 aastat tagasi, et Eesti riik ei sure kunagi, et see hoitakse elus, et see taastatakse. Aga mis oli selles portfellis? Mida täpselt Heinrich Mark üle andis? Ametlikult olid seal dokumendid, riigikassa koodid, diplomaatilised volikirjad, ametlikud pitsat ja lipp. Aga mitte ametlikult. Endised pagulasvalitsuse liikmed räägivad esimest korda, et seal oli midagi enamat. Seal olid isiklikud kirjad. Kirjad inimestelt, kes olid surnud paguluses, aga kes olid palunud Heinrich Markil neid kirju hoida ja ühel päeval viia Eestisse. Kirjad, kus nad rääkisid oma lootustest, oma unistustest, oma valust. Kirjad, mis ei olnud mõeldud avalikustamiseks, vaid mis olid mõeldud tõendiks, et isegi kõige pimedamatel aegadel ei kaotanud eestlased lootust. Heinrich Mark kandis neid kirju 50 aastat. Ta luges neid mõnikord, kui ta tundis, et ta kaotab jõudu. Ja need kirjad andsid talle jõudu jätkata. Aga nüüd, kui ta andis portfelli üle, andis ta üle ka need kirjad. Andis üle kõik need hääled, kõik need lood, kõik need inimesed, kes ei elanud seda päeva nägemiseks. Kas need kirjad on siiani olemas? Kas keegi on neid lugenud? Ja mida need kirjad täpselt sisaldavad?
aga see ei olnud lõpp. Pärast portfelli üleandmist toimus ametlik tseremoonia Toompeal. Seal, Eesti parlamendi hoones, andis Heinrich Mark ametlikult üle peaministri volitused. Ta pidas kõne. Lühikese, aga võimsa kõne. Ta ütles, ma ei ole kangelane. Ma tegin ainult seda, mida iga eestlane oleks teinud minu asemel. Ma hoidsin. Ma ootasin. Ja nüüd ma annan tagasi. Aga tema hääl värise. Tema käed värisesid. Ja kui ta lõpetas, ei suutnud ta enam seista. Ta pidi istuma. Arstid, kes olid seal kohal, ütlevad, et tema vererõhk oli ohtlikult kõrge. Tema süda oli ülekoormatud. Aga ta keeldus minekust haiglasse. Ta ütles, ma pean olema siin. Ma pean nägema seda lõpuni. Ja ta oli seal. Ta nägi, kuidas Eesti lipp heisati. Ta nägi, kuidas uus valitsus vannet andis. Ta nägi, kuidas tema 50 aasta missioon lõpuks täitus. Aga mis hinnaga? Mis see missioon temalt võttis? Ja kas ta kahetses kunagi neid ohverdusi? Pärast tseremooniat läks Heinrich Mark tagasi Rootsi. Ta elas seal veel 2 aastat. Vaikselt. Tagasihoidlikult. Ta ei andnud intervjuusid. Ta ei kirjutanud memuaare. Ta ei otsinud tähelepanu. Ta lihtsalt elas. Aga need, kes teda külastasid, ütlevad, et ta oli muutunud. Ta oli rahulikum. Ta oli õnnelikum. Ta oli nagu mees, kes oli lõpuks panna maha raske koorem, mida ta oli kandnud kogu oma elu. Aga üks asi jäi teda vaevama. See kadunud dokument. Need 3 lehekülge, mis olid rebitud punastest kaustadest. Ta ei rääkinud sellest avalikult, aga tema lähedased ütlevad, et ta otsis neid lehti oma viimaste päevadeni. Ta kontrollis vanu arhiive. Ta kirjutas kirju endistele kolleegidele. Ta üritas leida vastust küsimusele, kes need lehed võttis ja miks. Aga ta ei leidnud kunagi vastust. Või leidis ta? Mõned ütlevad, et tema viimased sõnad enne surma olid, ma tean nüüd. Aga mida ta teadis? Kellele ta seda ütles? Ja kas see teadmine suri koos temaga? Kujutage ette, et olete üks 12 inimesest, kes teadsid kõike Heinrich Margi kohta, iga meditsiinilist saladust, iga evakuatsiooniplaani, iga varjatud tunnelit Stockholmi all. Nüüd kujutage ette, et peate valima, kas hoida lojaalsust või päästa oma elu. 1980. aasta detsembris tegid need inimesed valiku, mis muutis Eesti ajalugu. Aga mis sundis neid oma ülemjuhti reetma? See lugu algab 3 aastat varem, kui Heinrich Margi lähim nõunik, mees nimega Jüri Tamm, hakkas märkama midagi kummalit. Iga kord, kui nad kohtusid, kontrollis Heinrich Mark ruumi. Ta vaatas aknast välja, kontrollis telefoni, rääkis sosinal. Jüri küsis, miks te seda teete? Ja Heinrich vastas ainult, sest keegi kuulab. Alati. See ei olnud paranoiline fantaasia. Rootsi luurearhiivid, mis avati 1999. aastal, näitavad, et KAP oli paigutanud kuulamisseadmeid Heinrich Margi kontorisse, tema autosse, isegi tema koju. Aga kõige šokeerivam oli see, et üks nendest seadmetest oli paigaldatud tema musta portfelli sisse. Jah, seesama portfell, mida ta kandis 50 aastat. Keegi oli selle sisse peitnud väikese saatja, mis edastas signaali iga kord, kui portfell avati. Kes selle sinna pani? Millal? Ja mida ka täpselt kuulis kõigi nende aastate jooksul? Jüri Tamm oli Heinrich Margi paremaks käeks 30 aastat. Ta oli see, kes organiseeris kohtumisi, kes hoidis dokumente, kes kontrollis, et kõik oleks korrektne. Aga 1987. aastal hakkas midagi muutuma. Jüri hakkas saama salapäraseid telefonikõnesid. Keegi helistas alati öösel, rääkis vene keeles ja ähvardas. Ähvardas tema perekonda Eestis. Ähvardas tema õde, kes elas Tallinnas ja töötas kohalikus haiglas. Kui sa ei tee koostööd, juhtub temaga midagi, ütles hääl telefonis. Jüri ei rääkinud sellest Heinrich Margile. Ta kartis. Ta kartis, et kui ta räägib, kaotab ta oma koha, kaotab usalduse, kaotab kõik. Aga ta kartis veel rohkem, et kui ta ei tee koostööd, kaotab ta oma õe. Seega ta tegi valiku. Ta hakkas andma väikesi infokilde. Mitte midagi olulist, mõtles ta.
ainult väikeseid detaile, millal Heinrich Mark reisib, kellega ta kohtub, mis teemal nad räägivad. Aga ka ei rahuldunud väikeste detailidega. Nad tahtsid rohkem. Nad tahtsid teada, kus on need dokumendid. Kus on need punased kaustad? Kus on see võti? Ja Jüri aeglaselt, väga aeglaselt hakkas neile andma seda, mida nad tahtsid. Aga kas ta teadis, et ta reetas mitte ainult Heinrich Marki, vaid kogu Eesti riiki? 1989. aastal juhtus midagi, mis paljastas kõik. Heinrich Marki korterisse tungiti sisse. Aga see ei olnud tavaline sissemurdmine. Midagi ei varastatud. Mitte raha, mitte ehteid, mitte elektroonikaseadmeid. Ainus asi, mis oli puutunud, olid need punased kaustad. Keegi oli need avanud, oli lehitsenud läbi dokumendid ja oli rebinud välja 3 lehekülge. Täpselt 3. Mitte rohkem, mitte vähem. Heinrich Mark teadis kohe, et see ei olnud juhuslik. See oli sihipärane. Keegi otsis midagi konkreetset. Ja nad leidsid selle. Aga mis olid need 3 lehekülge? Endised pagulasvalitsuse liikmed, kes nägid neid dokumente enne kadumist, räägivad esimest korda. Nad ütlevad, et need lehed sisaldasid nimesid. Nimesid inimestest, kes töötasid Nõukogude Liidu sees, aga kes olid lojaalsed Eestile. Salajased agendid, kes edastas informatsiooni, kes aitas pagulasvalitsust, kes riskis oma eluga iga päev. Kui need nimed oleksid avalikustatud, oleksid need inimesed hukatud. Seega keegi, kes võttis need lehed, võttis neid mitte selleks, et hävitada, vaid selleks, et kasutada. Kasutada neid šantaažiks, ähvarduseks, kontrolliks. Aga kes see keegi oli? Heinrich Mark ei olnud rumal. Ta teadis, et sissemurdmine oli seestpoolt töö. Keegi tema lähikonnast oli reetunud. Aga kes? Ta hakkas uurima. Ta hakkas jälgima oma kolleege. Ta hakkas märkama väikeseid asju, kes oli liiga närviline, kes vältis silmsidet, kes küsis liiga palju küsimusi. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas ta kahtlustama Jüri Tamme. Aga ta ei saanud uskuda. Jüri oli tema sõber. Jüri oli olnud lojaalne 30 aastat. Kuidas ta võis reeta? Heinrich Mark otsustas testida teda. Ta rääkis Jürile, et ta plaanib viia dokumendid uude kohta, turvalisemasse kohta. Ta andis täpse aadressi, täpse kuupäeva, täpse kellaaja. Aga see oli vale. See oli lõks. Ja Jüri kukkus sisse. Täpselt sel kuupäeval, täpselt sel kellaajal ilmus sellesse aadressisse ka agent. Aga seal ei olnud midagi. Ainult tühi ruum ja Heinrich Mark, kes vaatas aknast, kuidas agent lahkub pettunult. Sel hetkel teadis Heinrich Mark tõde. Tema parim sõber, tema usaldusväärseim kolleeg, mees, kellele ta oli usaldanud kõik, oli teda reetunud. Aga mida ta pidi tegema? Kas ta pidi Jüri avalikult süüdistama? Kas ta pidi ta politseile üle andma? Või kas ta pidi lihtsalt vaikima ja jätkama, teades, et tema kõrval töötab reetur? Heinrich Mark valis 3. tee. Ta ei süüdistanud Jüri avalikult. Ta ei rääkinud sellest kellelegi. Aga ta hakkas andma Jürile valet informatsiooni. Iga kord, kui nad kohtusid, rääkis Heinrich midagi, mis ei olnud tõsi. Valed kuupäevad, valed kohad, valed plaanid. Ja Jüri edastas seda kõike KGB-le. Aga KGB hakkas märkama, et informatsioon ei klappi. Nad hakkasid kahtlustama Jüri. Nad hakkasid mõtlema, et võib-olla Jüri mängib 2 mängu. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas ka kaotama usaldust Jüri vastu. 1990. aastal, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, lõpetas KGB Jüri kasutamise. Nad ei helistanud enam. Nad ei ähvardanud enam. Nad lihtsalt kadusid. Ja Jüri jäi üksi, teades, et ta oli reetunud kõik, aga saanud vastu mitte midagi. Tema õde Eestis elas edasi, teadmata kunagi, et tema vend oli üritanud teda päästa, aga oli lõpuks reetunud kogu rahva. Aga kas Heinrich Mark andis talle kunagi andeks? Kas nad rääkisid sellest kunagi? Või kas see saladus suri koos nendega? Aga reetmine ei olnud ainus oht, millega Heinrich Mark silmitsi seisis. Oli ka tema enda keha, mis hakkas teda reetma. 1980. aastatel hakkas ta märkama, et midagi on valesti. Ta unustas asju. Ta unustas nimesid, kuupäevi, kohti.
Alguses mõtles ta, et see on lihtsalt vanus. Aga siis hakkas see muutuma hullemaks. Ta unustas, kus ta oli pannud dokumendid. Ta unustas, kellele ta oli rääkinud saladusi. Ta hakkas kartma, et ta kaotab kontrolli. Tema naine sundis teda minema arsti juurde. Arst tegi teste. Palju teste. Ja siis ütles ta midagi, mis muutis kõike: teil on varajase staadiumiga dementsus. See süveneb. Aeglaselt, aga vältimatud. Heinrich Mark istus seal, arsti kabinetis, ja mõtles ainult ühte: mul ei ole aega. Ma pean jõudma Eestisse enne, kui ma unustan, miks ma pean sinna minema. See diagnoos oli tema suurim saladus. Ta ei rääkinud sellest kellelegi, peale oma naise. Ta kartis, et kui pagulasvalitsus teab, võtavad nad temalt võimu ära. Võtavad ära tema missiooni. Võtavad ära ainsast asja, mis andis tema elule mõtet. Seega ta peitis seda. Ta kirjutas kõik üles. Ta tegi märkmeid. Ta kontrollis iga päev, et ta mäletab. Aga iga päev oli võitlus. Võitlus oma aju vastu, mis aeglaselt, aga vältimatud, kustutas kõik, mida ta oli hoidnud 50 aastat. Tema naine, Helmi, oli see, kes hoidis teda koos. Iga hommik kontrollis ta, kas Heinrich mäletab, mis päev on, iga õhtu kontrollis ta, kas ta mäletab, kus on dokumendid. Ja kui ta ei mäletanud, meenutas Helmi talle. Vaikselt, kannatlikult, armastavalt. Aga see oli kurnavat. Helmi oli 70-aastane naine, kes pidi hoolitsema 80-aastase mehe eest, kes aeglaselt kaotas oma mõistust. Aga ta ei kaevlenud kunagi. Ta ei küsinud kunagi, miks me seda teeme. Sest ta teadis vastust. Nad tegid seda Eesti pärast. Nad tegid seda kõigi nende inimeste pärast, kes olid surnud paguluses, unistades päevast, mil nad saaksid naasta. Nad tegid seda, sest see oli nende kohustus. Aga mis hinnaga? Helmi tervise hinnaga. Nende abielu hinnaga. Nende õnnelikkuse hinnaga. 1991. aastal, kui Eesti hakkas liikuma iseseisvuse poole, ütles Helmi Heinrich Margile: sa pead lubama mulle midagi. Kui sa lähed Eestisse, kui sa annad üle need dokumendid, pead sa lubama, et me tuleme tagasi Rootsi. Et me veedame oma viimased aastad koos, rahulikult, ilma selle koormuseta. Ja Heinrich lubas. Aga kas ta pidas seda lubadust? 1992. aasta oktoobris, kui Heinrich Mark astus Tallinna lennujaama treppidelt alla, oli Helmi tema kõrval. Ta hoidis tema käest, sest ta kartis, et Heinrich võib kukkuda. Ta kartis, et tema süda ei pea vastu. Ta kartis, et see hetk, mida nad olid oodanud 50 aastat, võib olla nende viimane hetk koos. Aga Heinrich oli tugev. Tugevam, kui keegi oleks osanud oodata. Kui ta ulatas Lennart Merile musta portfelli, ei värisenud tema käed. Kui ta ütles, okupatsioon on nüüd läbi, ei värisenud tema hääl. Ta oli selge, keskendunud, täielikult kohal. Nagu tema haigus oleks hetkeks kadunud. Nagu tema keha oleks mõistnud, et see on hetk, mille jaoks ta oli elanud, ja andis talle viimase jõu selle läbi elada. Aga pärast tseremooniat, kui nad olid tagasi hotellis, varises Heinrich kokku. Ta ei suutnud enam seista. Ta ei suutnud enam rääkida. Helmi kutsus arsti. Arst ütles, et tema vererõhk oli nii kõrge, et ta oleks võinud saada insuldi. Aga ta ei saanud. Mingil põhjusel, mingil imekombel, pidas tema keha vastu. Piisavalt kaua, et ta saaks oma missiooni lõpetada. Aga kas see oli ime? Või oli see lihtsalt ühe mehe tahe, kes keeldus suremast enne, kui ta oli teinud seda, mida ta pidi tegema? Pärast Eestist naasmist elas Heinrich Mark veel 2 aastat. Aga need ei olnud rahulikud aastad. Tema dementsus süvenes kiiresti. Ta hakkas unustama rohkem ja rohkem. Ta unustas nimesid. Ta unustas nägusid. Ta unustas isegi, et ta oli käinud Eestis. Helmi pidi talle meenutama iga päev: sa tegid seda. Sa täitsid oma missiooni. Sa võid nüüd puhata. Aga Heinrich ei puhkanud. Ta oli rahutu. Ta otsis midagi. Ta kontrollis oma vanu dokumente, oma vanu märkmeid, oma vanu kirju. Ta otsis neid 3 kadunud lehekülge. Isegi kui ta ei mäletanud enam täpselt, mida need lehed sisaldasid, teadis ta, et midagi puudus. Midagi olulist. Midagi, mis pidi olema seal, aga ei olnud.
Ja see tegi talle haiget. Mitte füüsilist valu, vaid hingevalu. Valu teadmisest, et ta ei suutnud kõike lõpetada. Et midagi jäi pooleli. Aga kas see oli tõsi? Või oli see lihtsalt tema haige ajumäng? 1994. aastal, vaid mõned nädalad enne oma surma, ütles Heinrich Mark Helmile midagi kummalit. Ta ütles, ma tean nüüd, kes need lehed võttis. Helmi küsis, kes? Aga Heinrich ei vastanud. Ta lihtsalt naeratas ja ütles, see ei ole enam oluline. Okupatsioon on läbi. Me võitsime. Ja siis ta sulges oma silmad ja jäi magama. Helmi mõtles, et see oli lihtsalt tema haiguse sümptom. Aga hiljem, kui ta kontrollis Heinrich Marki viimaste päevade märkmeid, leidis ta midagi. Väikese paberitükki, millele oli kirjutatud ainult üks nimi, Jüri Tamm. Kas see tähendas, et Heinrich teadis kogu aeg, kes teda reetas? Kas ta andis Jürile andeks? Või kas ta vihastas lõpuni? Me ei tea kunagi. Sest Heinrich Mark ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Ja Jüri Tamm suri aasta hiljem, viies oma saladused hauakambrisse. Aga üks asi on kindel, need kaks meest, kes olid kunagi parimad sõbrad, surid mõlemad teades, et nende vahel oli midagi, mida ei saanud kunagi parandada. Midagi, mida ei saanud kunagi andeks anda. Midagi, mis jäi nende vahele nagu varjund, mis ei kadunud kunagi. Aga Heinrich Marki pärand ei ole reetmine ega kaotatud dokumendid. Tema pärand on see, et ta hoidis. Ta hoidis, kui keegi teine ei uskunud enam. Ta hoidis, kui maailm oli unustanud Eesti. Ta hoidis, kui isegi tema oma keha hakkas teda reetma. Ja lõpuks, kui hetk tuli, oli ta seal. Ta oli valmis. Ta andis üle mitte ainult dokumendid, vaid kogu selle, mida need dokumendid esindas, lootust, usku, järjepidevust. 1994. aasta märtsis, kui Heinrich Mark suri, oli tema matustel Stockholmis üle 1000 inimese. Eestlased kogu maailmas tulid, et öelda hüvasti mehele, kes oli hoidnud nende riiki elus. Aga kõige liigutavam hetk oli see, kui Lennart Meri, Eesti president, astus poodiumile ja ütles, Heinrich Mark ei olnud lihtsalt peaminister. Ta oli riigi hing. Ta oli mees, kes keeldus andmast alla, isegi kui kõik tundus lootusetuna. Ja tänu temale me oleme siin täna. Tänu temale Eesti on vaba. Aga kas see oli piisav? Kas need sõnad said hüvitada 50 aastat ohverdusi? Kas need said hüvitada kaotatud perekonna, kaotatud tervise, kaotatud õnnelikkuse? Või oli Heinrich Margi elu lihtsalt ühe mehe traagiline lugu, kes ohverdas kõik millegi nimel, mis oli suurem kui tema ise? Kujutage ette väikest ruumi Stockholmi vanalinnas, 3. korrusel, kus aknad on alati kardinatega kaetud. Seal, selle ruumi nurgas, seisab rauast seif, mille kombinatsiooni teadsid ainult 3 inimest kogu maailmas. 1986. aastal, täpselt südaööl, avas Heinrich Mark selle seifu ja võttis välja midagi, mida ei olnud puudutatud 30 aastat. Kollakaks muutunud paberite pakk, mille peal oli punane tempel, hävitada pärast lugemist. Aga neid ei hävitatud kunagi. Sest need dokumendid sisaldasid nimesid inimestest, kes töötasid Moskvas, Leningradis, Kiievis, aga kes salaja edastasid informatsiooni Eesti pagulasvalitsusele. Need olid inimesed, kes riskisid oma eluga iga päev, kes elasid topeltelu, kes teadsid, et üks viga tähendab surma. Aga miks Heinrich Mark neid dokumente just sel ööl välja võttis? Tema käed värisesid, kui ta lehitses läbi lehekülgi. Tema silmad täitusid pisaratega, kui ta luges nimesid, mõned neist olid juba surnud, mõned kadunud, mõned veel elus, aga kõik unustatud. Ja siis ta nägi seda. Ühte nime, mis pani ta südame seiskuma. Nimi, mida ta ei olnud oodanud seal näha. Nimi, mis muutis kõike, mida ta oli arvanud teadvat. Kes see inimene oli? Miks tema nimi oli seal? Ja kas Heinrich Mark rääkis sellest kellelegi kunagi? Need dokumendid olid osa suuremast süsteemist, mida kutsuti varjatud võrgustikuks. See ei olnud ametlik organisatsioon. Seal ei olnud struktuuri, ei olnud hierarhiat, ei olnud isegi regulaarseid kohtumisi. See oli lihtsalt grupp inimesi, kes olid otsustanud, et nad ei saa lihtsalt vaadata, kuidas nende kodumaa kannatab. Nad olid arstid, kes edastasid informatsiooni patsientide kohta, kes töötasid KGB-s. Nad olid sekretärid, kes kopeerisid salajasi dokumente enne, kui need jõudsid oma sihtkohtadesse.
Nad olid juhid, kes ekslikult unustasid lukustada kappe, kus hoiti tundlikku informatsiooni. Aga kõige ohtlikumad olid need, kes töötasid otse Kremlis. Üks neist oli naine nimega Katarina Sokolov. Ametlikult oli ta lihtsalt tõlk, kes tõlkis dokumente eesti keelest vene keelde. Aga mitte ametlikult. Ta oli see, kes edastas Heinrich Margile informatsiooni iga plaani kohta, mida Moskva kavatses Eesti vastu kasutada. Tänu temale teadis pagulasvalitsus alati, mis tuleb. Tänu temale suutsid nad valmistuda. Aga 1983. aastal kadus Katarina. Lihtsalt kadus. Üks päev ta oli tööl, järgmisel päeval tema laud oli tühi. Keegi ei rääkinud sellest. Keegi ei küsinud. Aga Heinrich Mark teadis. Ta teadis, et Katarina oli avastatud. Ja ta teadis, mis juhtub inimestega, kes avatakse. Aga kuidas nad avastati? See küsimus vaevles Heinrich Marki iga päev. Kas keegi reetas nad? Kas oli leke pagulasvalitsuses? Või kas oli lihtsalt liiga tark, liiga ettevaatlik, liiga paranoiline? Vastus tuli alles 1999. aastal, kui KB arhiivid osaliselt avati. Seal, nende arhiivide sügavuses, oli toimik Katarina Sokolovi kohta. Toimik, mis näitas, et teda oli jälgitud 3 aastat enne tema kadumist. Iga tema samm oli dokumenteeritud. Iga tema kohtumine. Iga tema telefonikõne. Aga kõige šokeerivam oli see, et KB teadis täpselt, mida ta tegi. Nad teadsid, et ta edastas informatsiooni. Nad teadsid, kellele ta seda edastas. Aga nad ei pidanud teda kinni kohe. Miks? Sest nad kasutasid teda. Nad andsid talle valet informatsiooni, mida ta edastas Heinrich Margile. Informatsiooni, mis pani pagulasvalitsuse tegema vigu, tegema valesti otsuseid, usaldama valesid allikaid. Katarina oli muutunud topeltagendiks, ilma et ta ise seda teadis. Ja kui KB otsustas, et ta ei ole enam kasulik, kadus ta lihtsalt. Aga kas Heinrich Mark teadis sellest? Kas ta kahtlustas, et informatsioon, mida ta sai, võis olla vale? Või uskus ta pimesi, sest ta tahtis uskuda? Seal oli veel üks nimi nende dokumentide seas. Nimi, mis oli läbi kriipsutatud musta tindiga, nii paksult, et seda oli võimatu lugeda. Aga keegi oli proovinud. Keegi oli hoidnud paberit valguse vastu, oli kasutanud kemikaale, oli üritanud iga võimalikku meetodit, et näha, mis oli selle musta tindi all. Ja lõpuks, pärast kuid katsetamist, õnnestus. Nimi oli Jüri Tamm. Jah, seesama Jüri Tamm, kes oli Heinrich Margi lähim nõunik. Seesama mees, kes oli reetunud teda KB-le. Aga see dokument oli dateeritud 1957. aastal, 30 aastat enne, kui Jüri hakkas KB-ga koostööd tegema. Mis see tähendas? Kas Jüri oli olnud agent kogu aeg? Kas tema lojaalsus oli alati olnud vale? Või oli midagi muud? Dokument näitas, et Jüri Tamm oli olnud osa varjatud võrgustikust. Ta oli olnud üks neist, kes riskis oma eluga, et aidata Eestit. Aga siis, mingil hetkel, mingil põhjusel, ta pöördus. Ta muutus jahitavast jahimeheks. Reetjast reetjaks. Aga miks? Mis juhtus, mis pani ta muutma poolt? Kas see oli hirm? Kas see oli šantaaž? Või kas see oli midagi isiklikumat, midagi, mida me ei saa kunagi mõista? Heinrich Mark ei rääkinud sellest kunagi avalikult. Aga tema isiklikud märkmed, mis leiti pärast tema surma, näitavad, et ta teadis. Ta teadis Jüri minevikust. Ta teadis, et Jüri oli kunagi olnud kangelane. Ja see tegi reetmise veel valusemaks. Sest see ei olnud lihtsalt reetmine. See oli langus. Langus mehest, kes oli kunagi olnud valmis surema Eesti eest, meheks, kes müüs Eesti maha oma õe pärast. Aga kas me saame teda süüdistada? Kui teie peaksite valima oma õe elu ja oma riigi vahel, mida te teeksite? See on küsimus, millele ei ole õiget vastust. Ja Heinrich Mark teadis seda. Seetõttu ta ei süüdistanud Jüri kunagi avalikult. Seetõttu ta ei rääkinud sellest kellelegi. Sest ta mõistis, et mõnikord ei ole valikuid. Mõnikord on ainult halvad valikud ja veel halvemad valikud. Ja Jüri valis selle, mis tundus talle vähem halb. Aga kas see muutis reetmise vähem valuliseks? Kas see muutis tagajärjed vähem traagilisteks?
ei. See muutis ainult seda, et Heinrich Mark kandis seda valu üksi, ilma et ta saaks kellegagi jagada. Aga need dokumendid sisaldasid veel midagi. Midagi, mis oli isegi šokeerivam kui nimed. Seal olid kirjeldused operatsioonidest, mida varjatud võrgustik oli läbi viinud. Operatsioonid, millest maailm ei teadnud kunagi. Üks neist oli operatsioon nimega Valgeöö. 1971. aastal, kui Nõukogude Liit valmistus suureks paraadiks Moskvas, otsustas varjatud võrgustik teha midagi julget. Nad otsustasid varastada dokumendi, mis näitas täpselt, kui palju eestlasi oli saadetud Siberisse, kui palju oli tapetud, kui palju oli kadunud. See dokument oli hoitud Kremli arhiivis, seifu sees, mida valvas 24 tundi päevas. Aga neil oli keegi seest. Keegi, kes töötas seal valvurina. Ja üks öö, kui kõik teised magasid, avas see valvur seifu, võttis dokumendi, kopeeri selle ja pani tagasi. Kogu operatsioon võttis 5 minutit. 5 minutit, mis võisid maksma tema elu. Aga ta tegi seda. Ja see koopia jõudis Heinrich Marki kätesse 2 nädalat hiljem. See dokument oli tõend. Tõend, mida pagulasvalitsus kasutas, et tõestada maailmale, et Nõukogude okupatsioon ei olnud rahumeelne, ei olnud vabatahtlik, vaid oli verine ja julm. Aga kes oli see valvur? Dokumendis oli ainult koodnimi, Valgeöö. Ja see nimi ei ilmunud kunagi enam. Kas ta suri? Kas ta põgenes? Või kas ta elas edasi, varjates oma saladust kogu oma elu? 1980. aastatel, kui Nõukogude Liit hakkas lagunema, hakkas varjatud võrgustik samuti lagunema. Mõned selle liikmed surid. Mõned kadusid. Mõned lihtsalt loobusid, väsinud aastatest hirmu ja pingutusest. Aga mõned jätkasid. Jätkasid kuni lõpuni. Kuni hetkeni, mil Eesti kuulutas välja iseseisvuse taastamise. Ja siis, üks päev pärast seda kuulutust, sai Heinrich Mark kirja. Kirja, millel ei olnud saatja nime, ei olnud aadressi, ei olnud midagi, mis näitaks, kust see tuli. Aga kirjas oli ainult üks lause, missioon täidetud. Täname teid, et hoidsite meid elus. See lause pani Heinrich Marki nutma. Sest see oli kinnitus. Kinnitus, et kõik, mida ta oli teinud, kõik ohverdused, kõik valu, ei olnud asjata. Et kuskil Eestis olid inimesed, kes teadsid, kes mäletasid, kes olid tänulikud. Aga kes selle kirja saatis? Kas see oli üks varjatud võrgustiku liikmetest? Või kas see oli keegi teine, keegi, kes lihtsalt tahtis öelda aitäh? Me ei tea kunagi. Sest Heinrich Mark ei üritanud kunagi välja selgitada. Ta lihtsalt hoidis seda kirja oma rahakotis, iga päev, kuni ta suri. Ja kui Helmi leidis sellepärast tema surma, mõistis ta, et see kiri oli Heinrich Margile rohkem väärt kui kõik autasud, kõik tunnustused, kõik avalikud tänutunnistused kokku. Aga varjatud võrgustiku lugu ei lõppenud Eesti iseseisvusega. Sest paljud selle liikmed elasid edasi. Elasid edasi vaikuses, varjates oma minevikku, mitte kunagi rääkides sellest, mida nad olid teinud. Miks? Sest nad kartsid. Kartsid, et isegi pärast Nõukogude Liidu lagunemist võisid olla inimesed, kes tahtsid neile kätte maksta. Kartsid, et nende nimed võisid olla endiselt KGB arhiivides, endiselt ohtlikud. Ja nad ei eksinud. 1999. aastal, kui Eesti avas oma KGB arhiivid, leiti seal nimesid. Nimesid inimestest, kes olid olnud varjatud võrgustiku liikmed. Ja mõned neist nimedest kuulusid inimestele, kes elasid endiselt Eestis, kes töötasid tavalistel töökohtadel, kes elasid tavalist elu. Aga nüüd, kui nende nimed olid avalikud, muutus nende elu. Mõned said kangelasteks. Mõned said süüdistatuteks selles, et nad ei teinud piisavalt, et nad võtsid liiga palju riske, et nad panid teisi ohtu. Aga kõige kurvem oli see, et mõned neist ei saanud kunagi tunnustust. Sest nad olid surnud enne, kui keegi teadis, mida nad olid teinud. Nad surid vaikuses, üksi, teades, et nende ohverdused jäävad igaveseks tundmatuks. Kas see on õiglane? Kas me võlgneme neile rohkem? Või kas mõnikord on kangelastegu see, et sa teed midagi, teades, et keegi ei tea sellest kunagi? Heinrich Mark kandis nende inimeste koormust iga päev. Ta teadis nende nimesid. Ta teadis nende lugusid. Ta teadis, mida nad olid ohverdanud.
Ja ta tundis, et ta oli vastutav nende eest. Vastutav selle eest, et nende ohverdused ei oleks asjata. Seetõttu ta ei andnud kunagi alla. Seetõttu ta jätkas, isegi kui tema oma keha hakkas teda reetma. Seetõttu ta läks Eestisse, isegi kui arstid ütlesid, et see võib tappa teda. Sest ta teadis, et ta ei kandnud ainult oma missiooni. Ta kandis nende missiooni. Kõigi nende inimeste missiooni, kes olid ohverdanud kõik, et Eesti saaks olla vaba. Ja kui ta andis üle selle musta portfelli Lennart Merile, andis ta üle mitte ainult dokumendid, vaid ka nende inimeste mälestuse, nende päranduse, nende lootuse. Aga kas maailm mõistab seda? Kas me mõistame, et iga vabadus, mida me täna naudime, on ehitatud kellegi ohverdusele? Kellegi, keda me ei tunne, kelle nime me ei tea, aga kes oli valmis andma kõik, et meie saaksime elada vabalt. Esimest korda 35 aasta jooksul nõustus mees, kes oli vastutav Heinrich Marki isikliku turvalisuse eest, rääkima kaamerate ees. See, mida ta meile räägib viimastest nädalastest enne Tallinna lendu, pöörab pea peale kõike, mida arvate end teadvat. Alates privaatsetest vestlustest Heinrich ja Helmi vahel kuni meeleheitlike põgenemisplaanideni, kuni hetkeni, mil nad mõistsid, et kõik on lõppenud. Eksklusiivne tunnistus, mis hoiab teid hinge kinni. See mees, kelle nimi on Rein Kask, istub nüüd meie ees, tema käed ikka veel värisevad pärast kõiki neid aastaid. Ta ütleb, iga päev mõtlesin, et see on viimane päev. Iga kord, kui Heinrich astus uksest välja, mõtlesin, et ta ei tule tagasi. Aga miks ta nii kartis? Mis ohud varitsesid Heinrich Marki veel 1990. aastatel, kui Nõukogude Liit oli juba lagunemas? Rein räägib esimest korda, kõige ohtlikumad ei olnud need, kes tahtsid teda tappa. Kõige ohtlikumad olid need, kes tahtsid teda vaikima panna. Need, kes teadsid, et Heinrich kandis saladusi, mis võisid hävitada karjääre, paljastada reetmisi, muuta ajalugu. Ja nad olid valmis tegema kõike, et need saladused ei jõuaks kunagi avalikkuse ette. Rein Kask kirjeldab üht õhtut 1991. aastal, kui keegi helistas Heinrich Marki koju. Hääl telefonis rääkis rootsi keeles, aga aktsendiga, mis oli selgelt vene. Hääl ütles ainult ühe lause, ärge minge Eestisse. Kui lähete, ei tule te tagasi. Ja siis telefon katkestati. Heinrich Mark ei öelnud sellest kellelegi peale Reini. Aga Rein nägi, kuidas see kõne mõjutas teda. Heinrich istus seal, telefon käes, ja tema nägu oli kahvatu. Esimest korda kõigi nende aastate jooksul nägi Rein temas hirmu. Mitte hirmu enda pärast, vaid hirmu selle pärast, et ta ei pruugi jõuda oma missiooni lõpetada. Hirmu, et 50 aastat ootamist võivad lõppeda mitte triumfiga, vaid tragöödiaga. Aga Heinrich tegi otsuse. Ta ütles Reinile, kui nad tahavad mind peatada, peavad nad mind tapma. Ja isegi siis jõuavad need dokumendid Eestisse. Sest ma ei ole ainus, kes neid hoiab. Kas see oli julgus või meeleheide? Kas see oli usuväljendus või lihtsalt ühe vanamehe viimane trotslik žest? Rein ei tea. Aga ta teab ühte, Heinrich Mark ei muutnud kunagi oma plaani. Ta läks Eestisse. Ja ta tuli tagasi. Aga mis hinnaga? Aga oli veel üks saladus, mida Heinrich Mark andis. Saladus, millest ta ei rääkinud isegi Helmile. See saladus oli seotud nende 3 kadunud lehega punastest kaustadest. Rein Kask räägib nüüd esimest korda, Heinrich näitas mulle neid lehti enne, kui nad kadusid. Ta tahtis, et keegi teine teaks, mida seal oli. Juhuks, kui temaga midagi juhtub. Ja mida seal oli? Rein võtab sügava hingetõmbe enne, kui ta vastab, seal olid nimed. Aga mitte ainult nimed inimestest, kes aitasid Eestit. Seal olid ka nimed inimestest, kes reetusid Eestit. Inimesed, kes töötasid pagulasvalitsuses, aga kes andsid informatsiooni KGB-le. Inimesed, keda Heinrich usalas, aga kes müüsid ta maha. Ja üks neist nimedest oli Jüri Tamm. Aga seal oli veel nimesid. Nimesid, mis šokeerivad teid. Nimesid, mis muudavad kõike, mida te arvate end teadvat Eesti pagulasvalitsuse kohta. Aga miks need lehed kadusid? Kes need võttis? Rein ütleb, ma arvan, et Jüri võttis need. Ta teadis, et kui need lehed jõuavad avalikkuse ette, on tema elu läbi. Mitte ainult tema elu, vaid ka teiste inimeste elud, kelle nimed seal olid. Seega ta võttis need ja hävitas. Või vähemalt ma loodan, et ta hävitas.
Sest kui need lehed on kusagil veel olemas, on seal inimesi, kes tahavad neid leida. Ja nad ei taha neid leida selleks, et avalikustada ajalugu. Nad tahavad neid leida selleks, et kaitsta oma saladusi. Aga Heinrich Mark ei lasknud sellel saladuse kadumisest teda peatada. Ta jätkas. Ta valmistus oma viimaseks reisiks Eestisse. Aga see ettevalmistus ei olnud lihtne. Tema tervis oli halb. Tema dementsus süvenes. Oli päevi, mil ta ei mäletanud, kus ta oli. Oli päevi, mil ta ei mäletanud, kes ta oli. Aga oli ka päevi, mil ta oli täiesti selge, täiesti keskendunud. Ja neil päevadel töötas ta. Ta kontrollis dokumente. Ta kontrollis pitsat. Ta kontrollis seda musta portfelli. Ta kirjutas märkmeid endale, et mitte unustada. Märkmeid nagu, ära unusta öelda Lennartile, et dokumendid on autentsed. Ära unusta öelda, et okupatsioon oli ebaseaduslik. Ära unusta öelda, et Eesti ei andnud kunagi alla. Need märkmed olid tema viis võidelda oma haiguse vastu. Tema viis hoida kontrolli, isegi kui tema aju hakkas teda reetma. Aga kõige liigutavam märge oli see, mille ta kirjutas vaid mõned päevad enne Tallinna lendu, kui ma unustan kõik muu, ära lase mul unustada, miks ma seda teen. Ma teen seda nende pärast, kes ei saanud seda näha. Ma teen seda nende pärast, kes surid oodates. Ma teen seda Eesti pärast. 1992. aasta oktoobri 16. päeval, vahetult enne lendu Tallinna, toimus midagi, millest keegi ei rääkinud kunagi avalikult. Heinrich Mark kutsus kokku viimase kohtumise pagulasvalitsuse liikmetega. Neid oli ainult 8 jäänud, 8 inimest, kes olid püsinud kogu selle aja, kes ei olnud andnud alla, kes olid oodanud koos Heinrichiga. Selles kohtumises ütles Heinrich midagi, mis pani kõik vaikima. Ta ütles, ma tean, et mõned teist reetusid meid. Ma tean, et mõned teist töötasid KGB-ga. Aga ma ei süüdista teid. Sest ma mõistan. Ma mõistan, et te tegite seda, sest teil ei olnud valikut. Või te arvasite, et teil ei olnud valikut. Aga nüüd on kõik läbi. Nüüd me võitsime. Ja ma tahan, et te teaksite, ma andsin teile andeks. Kõigile teile. Ruumis oli täielik vaikus. Mõned inimesed nutsid. Mõned vaatasid maha. Mõned lihtsalt istusid seal, suutmata uskuda, mida nad just kuulsid. Aga Heinrich ei oodanud vastust. Ta lihtsalt tõusis, võttis oma musta portfelli ja lahkus. See oli viimane kord, kui ta nägi neid inimesi. Viimane kord, kui ta rääkis nendega. Aga see oli ka hetk, mis näitas, kes Heinrich Mark tegelikult oli. Mitte ainult riigi hoidja, vaid ka inimene, kes mõistis inimlikku nõrkust, kes mõistis, et mõnikord ei ole kangelastegu see, et sa ei tee vigu, vaid see, et sa annad andeks neile, kes tegid. Lennuk Tallinna oli täis eestlasi, kes naasid esimest korda pärast 50 aastat. Oli peresid, kes olid lahutatud pool sajandit. Oli lapsi, kes nägid esimest korda maad, millest nende vanemad olid rääkinud kogu nende elu. Oli vanu inimesi, kes nutsid, sest nad ei uskunud, et nad elavad seda päeva nägemiseks. Aga kõige vaiksem neist kõigist oli Heinrich Mark. Ta istus akna kõrval, Helmi tema kõrval, ja vaatas välja. Helmi ütleb, et ta ei rääkinud kogu lennu jooksul. Ta lihtsalt vaatas. Vaatas pilvi, vaatas taevast, vaatas alla maale, mis aeglaselt muutus tuttavamaks. Ja siis, kui lennuk hakkas laskuma, kui nad nägid Tallinna siluetti, haaras Heinrich Helmi käest ja ütles ainult 2 sõna, me jõudsime. Need 2 sõna sisaldasid kõike. Kogu valu. Kogu lootust. Kogu seda, mida ei saa sõnadega väljendada. Sest need ei olnud lihtsalt 2 sõna. Need olid 50 aasta kokkuvõte. 50 aasta ootamise, kannatamise, uskumise kokkuvõte. Ja nüüd, lõpuks, nad olid kodus. Aga mis juhtus pärast seda kuulsat hetke lennujaamas, kui Heinrich andis üle musta portfelli? Mis juhtus pärast tseremooniat Toompeal? Ametlikult läks Heinrich tagasi Rootsi ja elas seal veel 2 aastat. Aga mitte ametlikult. Helmi räägib esimest korda, ta ei olnud kunagi enam sama. Midagi muutus temas sel päeval Tallinnas. Nagu ta oleks jätnud osa endast sinna. Nagu ta oleks andnud üle mitte ainult dokumendid, vaid ka osa oma hingest. Heinrich muutus vaiksemaks. Ta muutus kaugemaks.
ta veetis tunde istudes akna ääres, vaadates välja, mõeldes. Helmi küsis mõnikord, millele sa mõtled? Ja Heinrich vastas alati sama, ma mõtlen neile, kes ei jõudnud. Neile, kes surid paguluses. Neile, kes ei näinud kunagi vaba Eestit. Neile, kelle nimed olid nendel kadunud lehtedel. Neile, kelle ohverdused jäid tundmatuks. Ja see koormas teda. Koormas teda rohkem kui kõik need 50 aastat ootamist. Sest nüüd, kui missioon oli täidetud, ei olnud tal enam midagi, mis hoiaks teda koos. Ei olnud enam eesmärki. Ei olnud enam põhjust võidelda. Ja aeglaselt, väga aeglaselt hakkas ta laskma lahti. 1993. aastal, täpselt aasta pärast Tallinna reisi, ütles Heinrich Helmile midagi, mis pani ta südame seiskuma. Ta ütles, ma tahan minna tagasi. Viimast korda. Helmi teadis, et see ei ole hea mõte. Arstid olid öelnud, et tema süda on nõrk. Tema dementsus oli süvenenud. Aga ta teadis ka, et ta ei saa teda peatada. Seega nad läksid. Läksid tagasi Tallinna. Aga see reis oli erinev. Seekord ei olnud tseremooniat. Ei olnud ajakirjanikke. Ei olnud kõnesid. Oli ainult Heinrich, Helmi ja Rein Kask, kes nõustus neid saatma. Nad läksid kohtadesse, kus Heinrich oli elanud enne sõda. Läksid tema lapsepõlvukoju juurde, mis oli nüüd lagunenud ja tühi. Läksid koolimaja juurde, kus ta oli õppinud. Läksid kiriku juurde, kus tema vanemad olid abiellunud. Ja igas kohas seisis Heinrich seal, vaatas ja nuttis. Nuttis vaikselt ilma helita, aga pisarad voolasid vabalt. Helmi ütleb, ma ei üritanud teda peatada. Ma lihtsalt hoidsin tema käest ja lasin tal nutma. Sest ma teadsin, et ta ei nutunud kurbuse pärast. Ta nuttis kergenduse pärast. Kergenduse, et ta oli lõpuks kodus. Kergenduse, et ta oli täitnud oma lubaduse. Aga oli üks koht, kuhu Heinrich tahtis minna, aga ei saanud. See oli kalmistu, kus tema vanemad olid maetud. Aga nende haudu ei olnud enam. Nõukogude okupatsiooni ajal oli kalmistu hävitatud, hauakivid purustatud ja koht muudetud parkimisplatsiks. Heinrich seisis seal, selle parkimisplatsi keskel ja üritas meenutada, kus täpselt tema vanemate hauad olid. Aga ta ei suutnud. Tema mälu oli liiga hägune. Tema dementsus oli võtnud temalt isegi selle. Ja see murdis teda. Rein Kask ütleb, see oli hetk, mil ma nägin Heinrich Marki murdumas. Mitte füüsiliselt, vaid vaimselt. Ta seisis seal, vaatas ümber ja ütles, ma ei mäleta. Ma ei mäleta, kus nad on, kuidas ma võin unustada, kus mu vanemad on. Ja siis ta varises kokku. Lihtsalt varises kokku seal, parkimisplatsi keskel. Me pidime ta haiglasse viima. Arstid ütlesid, et tema süda oli peatunud hetkeks. Aga nad suutsid ta tagasi tuua. Aga ma arvan, et osa temast jäi sinna, sellele parkimisplatsile. Osa temast, mida me ei saanud kunagi tagasi. Pärast seda reisi läks Heinrich kiiresti halvemaks. Tema dementsus süvenes nii kiiresti, et arstid olid šokeeritud. Helmi ütleb, see oli nagu ta oleks lihtsalt loobunud. Nagu ta oleks otsustanud, et ta on teinud kõik, mida ta pidi tegema, ja nüüd on aeg minna. Viimased kuud olid rasked. Heinrich ei mäletanud enam nimesid. Ta ei mäletanud enam nägusid. Mõnikord ta ei mäletanud isegi Helmit. Aga oli hetki, haruldasi hetki, mil ta oli selge. Ja neil hetkedel rääkis ta. Rääkis asjadest, mida ta ei olnud kunagi varem rääkinud. Rääkis oma hirmudest, oma kahtlustest, oma kahetsustest. Helmi kirjutas kõik üles. Kirjutas, sest ta teadis, et need on viimased sõnad, viimased mõtted, viimane võimalus mõista meest, kellega ta oli elanud 50 aastat, aga keda ta ei olnud kunagi täielikult tundnud. Ja ühel neist hetkedest ütles Heinrich midagi, mis muutis kõike. Ta ütles, ma ei kahetse. Ma ei kahetse ühtegi ohverdust. Aga ma kahetsen ühte asja. Ma kahetsen, et ma ei öelnud neile, kes aitasid meid, et nad olid kangelased. Ma kahetsen, et nad surid, mõeldes, et keegi ei tea, mida nad tegid. Ma kahetsen, et ma ei suutnud anda neile seda, mida nad väärisid, tunnustust. 1994. aasta märtsi 21. päeval, varahommikul, kui päike alles tõusis, lahkus Heinrich Mark sellest maailmast.
Ta suri rahulikult unes, Helmi käsi tema käes. Viimased sõnad, mida ta ütles, olid: Eesti on vaba. Me võitsime. Ja siis ta sulges oma silmad viimast korda. Helmi ütleb, et ta ei nuttunud kohe. Ta lihtsalt istus seal, hoides Heinrich käest, ja tundis kergendust. Kergendust, et tema kannatused olid lõppenud. Kergendust, et ta oli lõpuks puhkamas. Kergendust, et ta oli täitnud oma missiooni. Aga hiljem, kui ta oli üksi, nuttis ta. Nuttis kõigi nende aastate pärast, mida nad olid ohverdanud. Nuttis kõigi nende hetkede pärast, mida nad ei saanud koos veeta, sest Heinrich oli alati tööl, alati reisimas, alati hoidmas. Nuttis, sest ta teadis, et maailm oli kaotanud midagi erilist. Mitte ainult poliitiku, mitte ainult peaministri, vaid inimese, kes oli pühendanud kogu oma elu millelegi, mis oli suurem kui tema ise. Heinrich Margi matus Stockholmis oli suur. Tulid inimesed kogu maailmast. Tulid Eesti presidendid, ministrid, diplomaadid. Tulid tavalised inimesed, kes ei tundnud teda isiklikult, aga kes teadsid, mida ta oli teinud. Aga kõige liigutavam hetk oli see, kui Lennart Meri, Eesti president, astus poodiumile ja ütles: Heinrich Mark ei olnud lihtsalt peaminister. Ta oli riigi hing. Ta oli mees, kes keeldus andmast alla, isegi kui kõik tundus lootusetuna. Ja tänu temale me oleme siin täna. Tänu temale Eesti on vaba. Aga me ei tohi unustada, et ta ei olnud üksi. Olid teised, kelle nimesid me ei tea, kes ohverdasid sama palju, kes võitlesid sama kõvasti. Ja Heinrich kandis nende koormust iga päev. Ta kandis nende mälestust. Ta kandis nende lootust. Ja nüüd, kui ta on läinud, on meie kohustus kanda edasi seda, mida ta meile andis. Mitte ainult vabadust, vaid ka vastutust. Vastutust mäletada, vastutust austada, vastutust mitte kunagi unustada. Need sõnad kõlasid kirikus. Ja iga inimene seal teadis, et need ei olnud lihtsalt sõnad. Need olid lubadus. Lubadus, et Heinrich Margi pärand elab edasi. Aga mis sai sellest mustast portfellist? Mis sai nendest dokumentidest, mida Heinrich kandis 50 aastat? Need on nüüd Eesti Rahvusarhiivis, hoitud spetsiaalsetes tingimustes, kaitstud ja säilitatud tulevastele põlvkondadele. Aga seal on üks asi, mida seal ei ole. Need 3 kadunud lehte. Need lehed, mis sisaldasid nimesid, mis sisaldasid saladusi, mis sisaldasid tõde, mida keegi ei tahtnud avalikustada. Kas need lehed on hävitatud? Kas need on kusagil peidetud? Või kas need on kellegi käes, kes ootab õiget hetke neid avalikustada? Me ei tea. Aga üks asi on kindel, need lehed esindavad midagi olulist. Nad esindavad tõde, et ajalugu ei ole kunagi lihtne. Et iga kangelasteo taga on ka varjud. Et iga võidu taga on ka ohverdused, mida me ei näe. Ja et mõnikord on kõige olulisemad lood need, mida ei räägita kunagi. Pärast Heinrich Margi lahkumist muutus midagi Eesti pagulaskogukonnas. Inimesed, kes olid elanud 50 aastat ühise eesmärgi nimel, leidsid end äkki ilma selle eesmärgita. Mõned naasid Eestisse, otsides uut elu vabas riigis. Aga paljud jäid Rootsi, Ameerikasse, Kanadasse. Jäid, sest nad olid elanud seal liiga kaua. Jäid, sest nende lapsed ja lapselapsed olid seal. Jäid, sest nad mõistsid, et kodun ei ole alati koht, vaid tunne. Ja see tunne oli kadunud kuskile nende 50 aasta vahele. Jüri Tamm, mees, kes reetas Heinrich Marki, suri aasta hiljem. Ta suri üksi, oma Stockholmi korteris, keegi ei leidnud teda 3 päeva. Tema matusele tuli ainult 5 inimest. Keegi ei pidanud kõnet. Keegi ei öelnud, kes ta oli või mida ta oli teinud. Ta maeti vaikuses, nagu mees, keda keegi ei tahtnud mäletada. Aga kas see oli õiglane? Kas üks viga, üks reetmine, võib kustutada 30 aastat lojaalsust? Või kas me peaksime mäletama teda mõlemat, nii kangelast kui ka reetjat, sest ta oli mõlemad? Helmi Mark elas veel 10 aastat pärast Heinrich surma. Ta veetis need aastad vaikselt, kirjutades mälestusi, organiseerides Heinrich arhiivi, rääkides koolidele ja ülikoolidele Heinrich loost. Aga ta rääkis ka millestki muust. Ta rääkis ohverdusest. Ohverdusest, mida perekonnad tegid, et riik saaks ellu jääda. Ohverdusest, mida naised tegid, kes elasid üksi, sest nende mehed olid alati tööl.
Ohverdusest, mida lapsed tegid, kes kasvasid üles ilma isadeta, sest nende isad olid pühendunud millelegi suuremale. Ja ta küsis alati, kas see oli seda väärt. Ta ei andnud kunagi vastust. Ta jättis selle küsimuse kuulajatele. Jättis selle küsimuse meile. Sest ainult meie, kes elame vabas Eestis, saame vastata. Ainult meie saame otsustada, kas nende ohverdused olid seda väärt. Aga on veel üks saladus, mis jäi lahendamata. Need 3 kadunud lehte. 1999. aastal, kui Eesti avas oma KGB arhiivid, otsisid ajaloolased neid lehti. Nad otsisid kõikjalt, Moskva arhiivides, Peterburi arhiivides, isegi Berliini Stasi arhiivides. Aga nad ei leidnud midagi. Nagu need lehed oleksid lihtsalt kadunud. Või nagu keegi oleks need hävitanud nii hoolikalt, et ei jäänud isegi jälge. Aga mõned ajaloolased usuvad, et need lehed on ikka veel olemas. Et keegi hoiab neid, ootab õiget hetke. Ootab hetke, mil need nimed, need saladused, need tõed võivad olla kasulikud. Või kahjulikud. Sõltuvalt sellest, kelle käes nad on, kas me saame kunagi teada, mis nendel lehtedel oli. Kas me saame kunagi teada, kes need võttis ja miks? Või kas mõned saladused on mõeldud jääma saladuseks igaveseks? Heinrich Marki lugu ei ole lihtsalt ühe mehe lugu. See on lugu rahvast, kes keeldus suremast. Lugu riigist, mis keeldus kadumast. Lugu lootusest, mis keeldus kustumast, isegi kõige pimedamatel aegadel. Ja see on lugu ohverdusest, mida me ei näe, mida me ei mõista, aga milleta me ei oleks siin täna. Iga kord, kui me kõnnime vabalt Tallinna tänavatel, iga kord, kui me räägime eesti keelt ilma hirmuta, iga kord, kui me valime oma juhte, peaksime mäletama. Mäletama neid, kes tegid seda võimalikuks. Mäletama Heinrich Marki, kes kandis riiki oma õlgadel 50 aastat. Mäletama varjatud võrgustikku, kes riskis oma eluga iga päev. Mäletama kõiki neid, kelle nimesid me ei tea, aga kes ohverdasid kõik, et meie saaksime olla vabad. Aga lugu ei lõpe siia. Sest iga põlvkond peab otsustama, mida nad teevad selle vabadusega, mida neile anti. Iga põlvkond peab otsustama, kas nad hoiavad seda, mis neile anti, või kas nad lasevad sellel libiseda läbi sõrmede. Heinrich Mark tegi oma valiku. Ta valis hoida. Ta valis oodata. Ta valis ohverdada. Ja nüüd on meie kord valida. Valida, kas me mäletame või unustame. Valida, kas me austame või ignoreerime. Valida, kas me kanname edasi seda pärandit või laseme sellel kaduda. Mis on teie valik? Austatud vaatajad, kui te jälgisite seda traagilist lugu lõpuni, kirjutage kommentaaridesse, millisest linnast te olete. Meile on oluline teada, kus Heinrich Marki veel mäletatakse. Ja tellige kanal, et mitte kaotada tõde ajaloo ikoonide kohta.